mis on avatud meile nautimiseks, vaatamiseks ja imetlemiseks. Ja täna oleme tulnud siia, et lossi peremehe Andrei Dvorjaninoviga sellest imedemaast rääkida. Meie näeme siin ainult neid õisi ja vilju, me seda külvamise faasi veel ei ole näinud, aga vaatame siis, mida see loss meile täna pakub. Kõik see, nagu te ütlesite, see ilu ja tegevus, mis meil siin toimub, tuleb ikkagi läbi meie isiklike valikute. Meil on palju siin igasuguseid teatriüritusi, kontserte, samas meil on pidevad kunstinäitused, samas külastaja saab nautida meie restorani, meil on siin majutus, suurepärane park, jõgi, kosk, meri. Ja see, mis pärast meie oleme tulnud täna siia, on üks omapärane näitus. See on Läti juurtega mees Oleg Auser ja see, mida ta teeb, meenutab mulle natuke minu lapsepõlvekäike Ermitaaži, kus olid sellised suured ilusad objektid ja siis ma alati mõtlesin, et see on nagu saarilaste mänguasjad. Ja nüüd me neid niinimetatud saarilaste mänguasju võime siin näha. Tuttavaks saime juhuslikult kuulujuttude järgi, et küsiti, kas te Riias käite ja kui te olete Riias käinud, kas te teate, et on selline kuulus juveelikunstnik nagu Oleg Ausers ja ka temal on üks lossikene, eks ole, mida on ka tema teinud seal 20 aastat, et te olete selle oma lossi taastanud siin nagu palju kiiremini, aga tekkis nagu huvi, et mis see siis see väike asi on, mis võttis aega 20 aastat. Selle töö nimi on Tulevikuloss 3001 ja seal on selline väga huvitav filosoofia. Selles lossis see on töö hõbedast ja see on tõenäoliselt Baltimaade võib-olla isegi võib öelda Euroopa üks suurimaid juveelitöid üldse. Наверху гравировка 3001 год. Это замок будущего. Первые попытки создания такой работы было в 1976 году, когда я впервые начал создавать один из замков. Но нельзя было реализовать эту идею по причине того, что технически я не мог выполнить это. Она просто разрушалась. При где-то 15-20 сантиметров работа просто разрушалась. А уже в 2000 году наконец появилась возможность реализовать эту идею вплоть. Здесь мы видим, что есть разные религии. А я указал те религии, с которыми я был связан, которые я изучал. Я изучал и Коран, и православие, и буддизм, многие другие, как говорится, модные течения в религиях. Мы видим, что вот весь мир построен как-то вот на каком-то балансе между агрессией и добротой, между какими-то терпимостями, принятия, отвержения. Но мы видим, как манипулирует народом определенные слои людей, которые заинтересованы в каких-то военных действиях. Или тогда, когда создается хаос, очень хорошо можно вылавливать рыбу, да? Это рыбак знает хорошо, когда в мутной воде очень хорошо ловить. Ну, здесь тоже была интересная связь тогда, когда приезжал двоюродный брат короля Саудовской Аравии по поводу этого замка. И когда они увидели в интернете, и, конечно, эта работа заинтересовала. Ну и, конечно, когда мы пару часов беседовали, человек очень начитанный был, когда он уезжал, интересно было то, что он сказал, что вот единственная радость, что иудеи находятся внизу, а мы, мусульмане, повыше. Хотя это очень относительные вещи, но каждый видит то, что он хочет видеть. Да. Пока будет разумность, будем жить. Разумность потеряем, все исчезнет. К сожалению, тенденция в ухудшение. Peale selle, et siin on loss ja õbe ja muu kaunidus, tehakse siin ka teatrit, mis ilmeb, et on väga populaarne. Mis see on? Jaa, teater on siin alati olnud populaarne juba Volkonskite ja Benkendorfide ajal, see on selline nagu ajalooline teema.
ja 2005., 2006., 2007. aastal Draamateater tegi siin, need teatritükid olid niivõrd vahvad ja mõte oli tuua siis seesama nii-öelda see mälestus nagu tagasi, aga nüüd siis juba nagu renoveeritud lossi. Tükk, mis praegu jookseb, on Vürst ja tantsijanna ehk Klaasist mälu. Loone Ots on selle kirjutanud, aga kes seal tegelased on? Tegelased on Sergei Mihhailovitš Volkonski, kes on kunagi siin lossis sündinud aastal 1860, tema ema ja see on selline salongiteater, et meile mahub siia kuskil 70 külalist ja just see tükk on veel nagu põnev see, et see on just nagu sellest ajastust. Jutustada lugu siis Volkonskite perekonnast, see oli teie mõte või kuidas see sündis? No see mõte võib-olla sündis ikkagi sellest, et meie armastatud Peeter Volkonski tõlkis niivõrd kihvtilt selle raamatu Sergei Mihhailovitš Volkonski mälestused, seda lugedes ja jälle üle lugedes, siis tekkis nagu mõte, et selline nagu teatrietendus võiks olla meil põhimenüüs nagu sees, et kui me kohtusime siis Loonega ja Anne Veldiga, kes on siis nagu lavastaja, siis see mõte hakkas nagu jooksma ja arenema ja nüüd on nii, et pileteid saab alles etendustele, mis toimuvad aasta pärast. No sisuliselt aasta pärast, jah. Selles lossi loos on 2 perekonda, Benkendorfide perekond ja Volkonskite aadlisuguvõsad. Me oleme praegu toas, mis võiks kanda siis Benkendorfi kabineti nime. Ja, see ongi ajalooliselt Benkendorfi kabinet olnud. Siin on Aleksander Benkendorf ise, baltisakslane. Ja tema selle lossi ehitas. See oli tema siis nii-öelda nagu mänguasi, et ta ikkagi elas nagu Peterburis ja väga palju reisis ringi Nikolai esimesega, aga see oli tal ikka nagu baltisakslasena, see oli tal nagu ikkagi nagu kodumaa. Hiljem siis Benkendorfi tütar Maria siis abiellub Volkonskitega ja sealt siis edaspidi siis see loss läheb Volkonskite perekonnale üle. Aga nüüd, mis puutub Peeter Volkonskit, siis on veidi teistsugune liin. Ütleme, vereliin on niivõrd ikkagi olemas. Mis ruum see on? See on ajalooline relvaruum. Võt, seal relvakapist lähme vaatame seda Euroopa uhku. Ja Oleg rääkis jah, et aastal 2004, kui hakkas sõda Iraagiga, siis ta nagu nägi ette, et see toob tulevikus maailmas väga palju nagu muutust ja kindlasti ei ole see muutus nagu paremuse suunas. Ja siis ta hakkas seda tööd tegema, seda tööd ma sain aru, et ta on nagu aastaid ja aastaid nagu teinud. Ja enne kui hakkas Süüria põgenike see tragöödia, siis juba enne seda ta nagu nägi, et hakkab tulema laine ja hakkab tulema Aafrikast ja pagulasi. Это называется конец Европы. Тогда, когда мы заходим в чужую землю, когда мы заходим в чужую квартиру, мы должны знать, что и к нам придут. Это неизбежно. И потому работа называется «Конец Европы». Это огромная волна беженцев, и не только беженцев, но и солдат другой страны, родственники, которые погибли, обязательно будут мстить. Так устроен мир, к сожалению. Здесь очень много людей, кто-то тонет, кто-то плывет, кто-то это все люди. И Боженька нас наказывает за те грехи, которые мы сделали. Когда мы находимся в зоне комфорта и не думаем о том, что рядом люди голодают или люди теряют жилье. Очень много гражданских лиц погибло. Ja nüüd on siis meie teekond teisele korrusele, et vaadata tube, mis on ju ka seotud nende inimestega, kellest me just rääkisime. See tiib oli jah, Graf Benkendorfi eluruum. Sealt me võime vaadata seda suurepärast Koiske rõdult. Siin lossis on väga palju maale. Need on koopiad.
Need on jah, koopiad Ermitaažist, et meil on Ermitaažiga sellised tihedad sidemed olnud ja kui me hakkasime seda lossi renoveerima, siis nad nagu omalt poolt tulid nagu vastu sellega, ütlesid, et me võime anda teile need tööd koopiateks, mis on kunagi olnud selle kohaga nagu seotud. Siingi me vaatame, see on tuntud Vorobjovi maal, tehtud siinsamas Keila-Joal, teisel pool jõge ja omal ajal Vorobjov ja Frike, kes olid Peterburi kunstiakadeemia lõpetajad, siis nemad käisid siin maalimas. Töö siis rändas edasi Peterburi näitusele ja keiser Nikolai I jättis siis nagu endale? Nojah, keiser ju ei ostnud. Kas te olete ise seda asja uurinud või on teil abilisi? Peterburis oli selline ajaloolane Kraikovski, kes võttis ka need nii-öelda nagu muuseumid ette ja võib-olla üks selline hea kokkusattumus, mis selle lossi taastamise käigus oli tutvumine Boris Pilar von Pilhauga, baltisakslasega, kelle esivanem on kunagi siin Meremõisas, siin kõrval, on isegi nagu toimetanud ja tegelikult temal oli nagu tutvus Ermitaažiga. Et protsessi käigus ilmusid välja inimesed, kellel oli pakkuda kas mingeid mõtteid või mingeid teadmisi ja nii see on nagu kasvanud. Ja palun imperaatori juurde. Aitäh! Tere, imperaator! Ja see on seotud siis sellega, et aastal 1833 keiser Nikolai I oma abikaasaga oli siis lossi avamisel. Aasta varem peatusid ka siin Nikolai I tütred. Põhiliselt nad elasid Kadriorus, aga nad sõitsid siia välja. Ja aastal 1869 vist, kui ma ei eksi, siis käis siin külas Maria Fjodorovna, kes oli siis Aleksander III abikaasa. Maria Fjodorovna oli siis Taani printsess Dagmar. Käisid, istutasid siin puid. Ja siis viimane kuninglikust perest külaline käis meil eelmine aasta. See oli siis prints Andrew, Elisabeth teise poeg. Kuningliku käepuudutust on see loss tunda saanud. Ja saab ikka, jah. Ja saab ikka endiselt edasi. Kuninglikust kambrist läheme nüüd järgmise tuppa, mis on võib-olla eestlase jaoks ja Eesti kultuuriloo jaoks kõige tajutavam ja hoomatavam. See on Volkonskite sviit, kes siis meist Peeter Volkonski tegusid ei tea. Aga ma saan aru, et ka Peeter on siin olnud. Ja ajalugu on siis selline, et Peeter oli siin esimene nii-öelda ööbija. Nii nagu see imperaatori tuba oli seotud tsaari perekonna külaskäikudega, on ka sellel toal oma lugu. Ja, sest aastal 1860 selles toas, nüüd ma ei ütle, et sellel voodil, mitte sellel voodil, aga selles toas sündis Sergei Mihhailovitš Volkonski. Ja see on mees, kelle mälestuste raamatu on Peeter Volkonski tõlkinud eesti keelde. Täpselt, jah. Kuidas selle pargi seis on? Olete nagu käe sinna ka külge pannud? Või? Ja, see, mis on nagu teisel pool jõge, seal toimetab aktiivselt RMK ja siinpoolsed pargiosa õnnestus meil siis Keila vallaga saada Euroopa toetus circa 360 000, nii et see lossipoolne pargiosa hakkab ka korda saama. Et kunagi, kui me selle projektiga siin alustasime, siis mulle öeldi nii, et ükskõik millest, aga sellest pargist ei jagu ei saa, et see on nagu nii kinni kasvanud ja nii käest läinud, et sellest ei tule mitte kunagi mitte midagi välja. Aga tegelikult on nii, et kui sa mingi asjaga nagu tegeled ja kogu aeg tegeled, siis eks ta kogu aeg nagu muutub ka ja ühes Soome projektis Soomega Lights on plaanis järgmine aasta valgustada ka see Kosk. Et ma arvan, et see saab olema ka selline väga, väga eriline vaatepilt.
kõige tagasihoidlikumas toas. See on see mees, kes selle maja on projekteerinud. Ja see on selle Schloss Falli Keila-Joa lossi arhitekt Hans Stackenschneider. See on tema esimene iseseisev projekt. Et enne seda ta just koos Monferraniga nad restaureerisid või ehitasid ümber Issaku katedraali. Ja peale seda Peterburist ta jäi nagu silma ja see oli ta nagu iseseisev nagu töö. Ja kui see loss valmis sai ja Nikolai Esimene seda lossi nagu nägi, ta võttis selle arhitekti endale uue arhitektiks ja sealt edasi oli ainult üks kõrge lend sellel arhitektil. Et sellised hooned nagu Mariinski palee, see on tema projekteeritud ja ütleme suurem osa 19. sajandi esimese poole sellised arhitektuuripärleid on tema poolt projekteeritud, ta on nende arhitekt olnud ja see on tema nagu esimene iseseisev töö. Karjäärile pandi hea algus siin Keila-Joal. Täpselt. No siis on see maja ka niimoodi õnnega sündinud. Siin Keila-Joa lossis on mitmeid näitusi ja ühte just parajasti avatakse. Kunstnik on pärit Sillamäelt ja mina näen tema tööd ka esimest korda. Eduard, räägi natuke oma taustast. Я родился в Эстонии и учился в художественной академии, закончил ее и всю жизнь, в принципе, живу в Силамяе, где родился, и там же занимаюсь творчеством, искусством. Там у меня своя студия, и все эти картины как раз родились в Силамяе, так что вот. Они очень романтические. В Силамяе все-таки такой город серьезный. Вы, наверное, редко бывали в Силамяе. Он очень романтичный на самом деле. Очень романтичный. Да, и там такая удивительная атмосфера. Очень много сейчас нового. Те, кто приезжали, например, даже 3 года назад, не видели Силамяе на самом деле. Он очень меняется. А вообще романтизм, он же в сердце. Он не только в городе. А если у тебя есть в сердце любовь, счастье и романтика, то ты ее передаешь. Ну, как вы попали сюда, Keila-Joa? Это очень волшебная, на самом деле, история, как я сюда попал. Но в первую очередь это было горячее желание. Я когда увидел выставку Александра Васильева здесь, я настолько сильно вдохновился и этим местом, и как эта атмосфера работает. И я подумал, мои картины, они созданы для этого замка. И вот Андрей Дворянин, он, когда я ему написал, очень отозвался позитивно, и этот проект сейчас разросся. И очень приятно, что он здесь сейчас, моя выставка, и на самом деле часть этой выставки сейчас находится в Финляндии, в Лапландии. Так что это международный проект. Я стараюсь не брать объекты этого мира, потому что, в принципе, для этого есть фотокамера или видеокамера, и ты можешь все это сфотографировать. А мне нравится мир, который наполнен волшебством, мистикой, фантазией какой-то. И вот эти образы все из сердца, из мыслей, из воспоминаний. Это собирательные образы, но самое важное, что все эти ангельские создания, они как раз проявление моей любви, которую я хочу поделиться с окружающим миром через свои вот окна в другие миры. Siin muuseumis on veel üks hästi peidetud saladus. Ja selle saladuse nimi on hümnide kogum. Ja miks on Keila-Joa lossis see hümnilugu? See on ka oma kindla põhjusega, Andrei. Jah, see maailmariikide hümnimuuseum tekkis just sellest mõttest ja teadmisest, et aastal 1833, 27. mai vana kalendri järgi. Milline mälu? Ja viibis lossi nii-öelda sellisel ametlikul avamisel Nikolai Esimene ja ka Aleksei Lvov, kes on Revalis sündinud ja tuntud helilooja ja kes kirjutas tsaaririigi hümni. Temaga ma vaatangi tõtt praegu, jah? Ja, see on Aleksei Lvov. Sellest teadmisest, et siin on esmakordselt siis tsaaririigi hümne esitatud, tekkis mõte luua hümnide muuseum. Tänapäeval ta on siis nagu sellises vormis, nagu meil kõik tänapäeval on. Ja siia on koondatud absoluutselt kõikide riikide hümnid.
noh, kui me nüüd alustame siin Euroopast, võtame ilusti korrektselt, võtame kõigepealt Eesti, siis siin on näha, et millal on kirjutatud muusika, kelle poolt, sõnad. Ja laul. Ja laul. Noh, kui me siit läheme nagu edasi, lähme siia naabrite juurde. Sama laul. Nii kõik, absoluutselt kõikid maailma riikide hümnid ja noh, võtame siit näiteks nagu Brasiilia. Need hümnid ja nende lood, need on juba kõik teil siin valmis kirjutatud või see projekt ja lugu veel täieneb? See kogu aeg täieneb, sellepärast, et neid riigihümne on nii tohutult palju ja nende saamislood on ka niivõrd mahukad ja vasturääkivad ja segased. Noh, võtame siin kas või näiteks Tonga, eks ole. No ei ole väga lihtne leida neid materjale, kes kirjutas Tonga hümni ja need sõnad, et no, see võtab nagu aega. Seda asja uurimine. Aga kas Lvovi hümn Jumal keisrit kaitse saa kuskilt ka tuleb või? Ja siit täiesti on olemas. Siin on juba Žukovski sõnadega. Ja. Aha. Vaat selline hümn kõlas siin siis 185 aastat tagasi. Et me oleme ju näinud neid losse, nad on nii suured, nad ei vasta enam nende inimeste vajadustele, nendel inimestel ei ole neid teenijad, kes neid losse ülal peaksid ja korras hoiaks ja neil ei ole ka rahalisi võimalusi. Et tegelikult üks loss on üks rist ja viletsus, sain ma aru pärast seda, kui ma olin teinud mingisuguse Inglise lossituuri. Aga kuidas teil endale nagu tundub, et kas teil tundub, et on siin selline nagu rist ja viletsuse aura? Ei, rist ja viletsuse aurat ei ole, sellepärast ma olengi natuke segaduses. Ma olen segaduses. Et saladustes siis nagu nii palju, et üldiselt muuseumid igal pool maailmas on kahjumis. Alati on kahjumis. Meie oleme erand, me ei maksa peale. Majandamisega meil siiamaani ei ole raskust olnud ja tegelikult potentsiaal on meil palju suurem. Aga vahepeal, et seda potentsiaali kõike nagu teostada, nagu ma ütlesin, me peame hästi pankadega sõbrustama. See koht on täiesti unikaalne. Ma ütlen ausalt, mina poleks ühtegi mõisa või lossi projekti mitte kunagi läinud. Ma olen alati väga lugupidavalt suhtunud nendesse inimestesse, kes on selliseid ajaloolisi hooneid nagu taastanud, aga ma olen alati aru saanud, et see on nagu rist ja viletsus. See koht, see ajalugu, see kõik on niivõrd nagu võimas. Siin oli täiesti algusest peale nagu täiesti nagu selge, et see on projekt, millega nagu tasub tegeleda ja ta majandab ennast kenasti ära. Pluss siia saab lisada kõik oma huvid, hobid ja harrastused. Aga lähme vaatame, mis toredaid võimalusi see keelega loss veel pakub, kui sa just ei taha imperaatori voodis magada. Эта работа называется «Капкан желаний». Вообще-то у каждого из нас есть чаша желаний, которые мы за жизнь хотим наполнить. Мы наполняем то мужчинами, то женщинами, то детьми. Хотим хорошую квартиру, хотим хорошую одежду, хотим многие-многие вещи. Конечно, выставляя свои цели, мы их какие-то вещи достигаем. Но мы никогда не знаем, что приходится за это платить. Это может быть неспанные ночи, это может быть болезни, но это может быть и жизнь. Мы никогда не знаем, что нас ждет впереди. Все наши желания, в конце концов, построены так, чтобы мы получили наслаждение. Это наслаждение закрывает нам глаза. Мы реальность не видим. Каждый что-то платит. Или когда мы очень много кушаем, или когда мы очень много пьем, или когда мы что-то еще делаем, нам приходится за это платить. Так что перед тем, как решить какие-то
цели в нашей жизни, надо хорошенько просмотреть, что же будет в будущем. Nagu igal korralikul lossil peab olema üks korralik köök, aga sinna kööki me praegu veel läinud ei ole, vaatame siin restoranis ringi. Tõesti, selles lossis on köök eraldi. Köögimaja on juba traditsiooniliselt lossist eemal. Miks on lossist eemal? Esimene põhjus on toidud, lõhnad ja teine on kuulujutud. Kõik kuulujutud jäid kööki ja mida kaugemal see köök on, seda parem. Me jäime selle restorani nime juurde. Ükski asi pole siin lossis juhuslik. Samamoodi see nimi Cherami. Tegelikult see tuleb sellest, et omal ajal Nikolai I kirjutas kirju Benkendorfile, kes oli siis siin Keila lossis ja kõik need kirjad algasid sõnadega kallis sõber. Jah, armas sõber. Ja kuna tol ajal oli see suhtluskeel oli prantsuskeel, siis sellest jäi see nimi ja on terve rida kuskil 42 kirja, mis algavad sõnadega Cherami. Piltidel oli mingi lugu, mida ma pidin kuulma. Need on koopiad Ermitažist, need on 1812. aasta sõjakangelased. Barclay de Tolly lugu on selles suhtes selline lõbus lugu, et koopiad on valmistatud Peterburist. Ja kui need tööd siis nii-öelda Peterburist olid teel siia Keila joa poole, siis Toll millegi pärast arvas, et see koopia on originaal. Kuigi originaal on 2 korda suurem. No ilmselt kunstiajalooga inimesed Tollis töötajad ei olnud nii kursis, aga igal juhul see töö peatati, et see läheb ekspertiisi. Siis meil on siin näituse avamine, mis on pühendatud siis nii-öelda Balti sakslastele ja põhitöö on meil Tollis. Näituse külastajad ütlevad, aga kus on Barclay de Tolly? Ja me ütleme, Barclay de Toll on Tollis. Meil läks 2 nädalat aega, vabastati Barclay de Tolly Tollist ja siin ta nüüd meil on. Meil on siin väärikas galerii Balti-Saksa aadlikke ja Vene aadlikke. Kui palju inimesi, kes kuuluvad nendesse suguvõsadesse, on sattunud siia teie juurde? Selline saksa parunite järeltulija nagu Boris Pilar von Pilhau satub siia, ütleme, kord nädalas. Ja siin on tema see esivanema portree ka. Benkendorfide suguvõsa, kes elab Inglismaal, nemad käivad ikka paari aasta tagant, käivad siin. Mis on huvitav, meil on siin külas käinud tsaar Šuiski järeltulija, kes elab Stockholmis. Meil on siin iga suvi käinud Piotr Stalõpini lapselaps, kes tegelikult elab hoopis Californias, aga tal on Peeter Volkonskiga kauge sugulus suhe, nii et nad kord aastas kohtuvad. Saame meie käia ja ka siniverelised. Ja, et uksed on igapäevaselt avatud esmaspäevast pühapäevani, tulge külastage, ehk põrkate kokku siin mõne vürstiga, mõne kroonitud peaga. Ühesõnaga, kõik te olete teretulnud.